Tere päevast! Alustame veebiloenguga sarjast Vaade maaelu arengule ja tänane teema on siis kogukonnad ja vaimne tervis. Ja mul on suur hea meel, et tänane webinar on siis koostöös sellise organisatsiooniga nagu Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK, kes räägib siis nii vaimse tervise kuust kui üldse sellest taustast ja tänane teema on muidugi hästi kokku surutud siia poolteisese tundi. Täna esinevad meile Anneli Vares, VATEK-i juhatuse liige ja tegevjuht, Anna-Kaise Oidermaa, keda me teame peaasi teemadel ja Anne Kleinberg, doktor Anne Kleinberg, kes on Eesti Psühhiaatrite Seltsi juhatuse esimeine ja tema räägib meile siis kogukonna mõjust vaimsele tervisele. Paar asja enne veel tehnilisi küsimusi, et meie saadet webinari salvestatakse. Kui te soovite, te võite vahetada oma nimed sinna vaatesse. Kui soovite, võite hoida kaamerad sees, aga mikrofonid väljas. Küsimused kas siis teemaplokkide lõpus või võite hoida ka päris lõppu, eks meil on üsna tempokas see 1,5 tundi, me üle ei taha eriti minna. Ja meil on avatud ka chat, palun leidke chat, sinna saate kirjutada, püüan seda chati vaadata ise ja vaatavad ka need, kes parasjagu ei esine, et saab sinna võib-olla siis vastata. Kui peaks juhtuma, et küsimusi on väga-väga palju, eks siis peab võib-olla tegema mõnele küsimusele vastama lühemalt või kuidagi proovima selles ajaraamistikus püsida. Ja järelvaatamine saab olema samalt veebilt, leiate mingi aja pärast selle lingi ja need, kes on registreerinud, nendele me saadame ka täiendavalt, aga kes tulid näiteks kasutasid otselinki, siis teie lihtsalt piiluge aeg-ajalt samale veebile, et kas siin on välja pandud ka järelvaatamise link. Nii et ega siin väga pikka juttu ei tahagi siia ajada. Võtsin oma ekraani jagamise maha ja Anneli Vares, ole hea, sa saad nüüd proovida omakorda ekraani jagada ja nii, mina juba näen ja teised vist näevad ka. Aga ole hea ja alustame siis selle teemaga, nii et kõigile põnevat kuulamist. Palun. Ja aitäh, Ove ja vabandust. Tõesti, minu nimi on Anneli Vares ja Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni tegevjuht ja tõesti väga-väga suur hea meel on teiega rääkida, et avastasime liidertegevusrühmad suvel maaelu arengu ministeeriumi maaelu arengu osakonna inimestega rääkides ja mõtlesime, et see on just täpselt see sihtrühm, kelleni me tahamegi jõuda Eestis, et seetõttu tõesti väga-väga vahva ja väga tore ja väga hea meel on siin olla. Et hakkame siis kiirelt minema. Plaanist juba Ave rääkis, et ma ei hakka seda siinkohal kordama. Võib-olla nii palju ainult, et kindlasti kui on küsimusi, andke kohe märku ja võib-olla ei proovikski, et see ei ole nii väga loengu formaat, kuivõrd sellist interaktiivsust oleks päris tore tegelikult siin tekitada, aga kui on küsimusi, siis nagu Ave mainis, on küsimuste jaoks ka pärast loodame natuke aega. Aga võib-olla ma alguseks räägin teile kõigepealt natukene, mis asi see VATEK üldse on. VATEK on siis vaimse tervise valdkonna katusorganisatsioon. Meil on täna 55 liikmesorganisatsiooni, meie seas on erinevad erialaliidud, meil on mitmeid vaimse tervise valdkonna teenusepakkujaid, on kolmanda sektori organisatsioone ja meil on tegelikult ka tehnoloogia startup ettevõtteid, kes on siis arendanud mõne vaimse tervise valdkonna rakenduse. Ja VATEK ei ole siis ainult oma liikmete esindaja, nagu võib-olla paljud erialaorganisatsioonid on või katusorganisatsioonid, vaid meil on siis tegelikult sihiks kogu Eesti ja Eesti inimesed ja kõigi vaimne tervis ja heaolu.
ja võib-olla selle mainiksin ka siin ära, et VATEK-il on oma eetikakoodeks ja meie tegevus on siis rangelt teaduspõhine ja ka meie liikmed, kes VATEK-isse kuuluvad, on oma tegevustes ja teenustes ja kvalifikatsioonis kõik vastavalt kvalifitseeritud. Ja millega VATEK tegeleb? VATEK-il võiks öelda, on täna 3 tegevussuunda ja ma alustaksin sellest keskmisest kogukonnast, sest kogukondadest me täna räägimegi lähemalt ja pikemalt veelgi, aga VATEK-i puhul siis see kogukonnatöö on sarnane ilmselt ka liidertegevusrühmade tööle, et me koondame siis oma vaimse tervise valdkonna kogukonna organisatsioone, arendame seda võrgustikku ja selle laiemaks eesmärgiks on siis selle hääle tugevdamine vaimse tervise valdkonnas. Ja see ongi see teine tegevussuund ehk siis huvikaitse oma võrgustiku abil ja liikmesorganisatsioonide toel me püüamegi siis seda vaimse tervise valdkonna teemat tõstatada nii valitsuse tasandil kui ka kohalike omavalitsuste tasandil ja eesmärgiga siis vaimne tervis jõuaks tõesti kõikidesse poliitikatesse ja strateegiatesse, mis ühel või teisel kohal koostatakse. Ja 3. tegevussuund on meil näoga siis rahva poole, nagu ma juba mainisin, et VATEK ei esinda ainult oma organisatsioone, vaid me tegelikult püüamegi laiemalt avalikkuse teadlikkust tõsta vaimse tervise küsimustes ja erinevaid hoiakuid kujundada ka siis seeläbi. Ja võib-olla avaliku teavituse suunal on meil siin mõned päris konkreetsed tegevused, et vaimse tervise kuu, mis ongi oktoober ja praegust käimas, et kohe ma räägin sellest ka paar sõna lähemalt, aga seda on VATEK siis vedanud juba tegelikult 12 aastat. Teine selline suur avalikkusele suunatud toimetamine on meil Arvamusfestivaliga seoses ja mainiksin ära ka uudiskirja siin, et kutsun ka teid kõiki uudiskirja lugema, et seal on nagu väga lühidalt ja praktiliselt ära toodud 2 korda kuus, mida siis vaimse tervise valdkonnas tehakse ja millega VATEK toimetab. Ja räägin teile, kuigi vaimse tervise kuu hakkab juba läbi saama, siiski tahaks seda ära mainida, sest järgmine aasta tuleb ju jälle, aga see aasta tõepoolest siis oli meie juhtmõte ja on endiselt veel hooliv kogukond võrdub tervem ühiskond, ehk siis kogukondadele suunatud ja kogukondade rolli tähtsustamine ja teadvustamine vaimse tervise valdkonnas. Ja kui te tahate täpsemalt vaimse tervise kuu kohta veel uurida, siis on see vaimsetervisekuu.ee meie kodulehekülg, kus on erinevaid üritusi, mida veel on võimalik minna jälgima. Ja laiemalt vaimse tervise kuu eesmärgid on siis, nagu ma juba ka mainisin, vähendada vaimse tervise probleemide stigmatiseeritust, edendada inimeste vaimse tervist toetavaid oskusi ja eluviise ja seda teadlikkust tõsta erinevate abi ja valmisoleku võimalustest. See aasta, nagu juba mainisin, kutsusimegi märkama ja toetama oma kogukondi ja siia slaidi peale, mida me pärast jagame teiega hea meelega, panime ka selle proua Karise pöördumise, millega avasime vaimse tervise kuu pidulikult. Kogukondadest räägib tegelikult Anne hiljem väga palju põhjalikumalt, aga mõne sõnaga, miks me valisime just selle teema oma vaimse tervise kuu juhtteemaks sellel aastal on see, et Eesti inimarengu aruanne 2023, mis oli vaimsele tervisele pühendatud, tõi juba välja, et meil on olemas väga suur ressurss kohtadel vaimse tervise toetamiseks, mis on seni olnud võib-olla kasutamata või alakasutatud ja need on meie oma kogukonnad, ehk siis räägides vaimse tervise kriisist ja vaimse tervise spetsialistide puudusest on tegelikult olemas tõesti selline suur ressurss, mida me ei ole osanud võib-olla piisavalt märgata siiamaani. Et seda mõtet me olemegi siis selle vaimse tervise kuuga püüdnud nüüd edasi viia. Ja teine põhjus ka, miks me kogukondadest see aasta rohkem räägime, on nüüd just vaimse tervise kuu jooksul toimunud valimised.
ehk siis kohe räägin ka natuke lähemalt, mis nende valimistega, kohalike omavalitsuste valimistega seoses VATEK-is on juhtunud. Aga võib-olla lihtsalt siin nii palju öelda, et need samad kogukonnad, mis ongi ju kohaliku elu nii-öelda edasiviijad, et kutsusime ka kohalikke omavalitsusi neid siis paremini märkama ja toetama. See, kuidas vaimse tervise kuud tähistada, ma võib-olla ka täna siin pikalt ei hakka rääkima, aga kindlasti järgmiseks aastaks juba, kui te veel see aasta ei teadnud täpselt, paljud teist kindlasti ka juba on korraldanud erinevaid üritusi, siis täna veel jõuate neid juhtmõtteid jagada oma kogukonnas, aga järgmiseks aastaks siis juba võite mõelda, aga milliseid üritusi ise korraldada ja siit samast sellelt kodulehelt on võimalik siis võib-olla saada inspiratsiooni. Räägin natukene nüüd lähemalt nendest VATEK-i soovitustest kohalikele omavalitsustele, mis me koostasime kevadel juba ja kus ma mainisin, kogukonnad olid tegelikult keskses fookuses. Ja see on siis meie huvikaitse kohaliku omavalitsuse suunalise toimetamise nii-öelda, kui võib öelda, vili. Juba möödunud aasta novembris tuli kokku töögrupp, kus olid nii VATEK-i liikmed kui ka laiemalt vaimse tervise valdkonna kogukonna erinevad esindajad ja huvilised. Meil oli töögruppi kaasatud ka kohalike omavalitsuste esindajaid ja see 30-liikmeline töögrupp siis hakkaski neid vaimse tervise valdkonna soovitusi kohalikele omavalitsustele koostama. Soovitused valmisid märtsiks, see oli selline vahva koosloomeline protsess, tõepoolest kõik, mis nagu töögrupi liikmed lauale panid, peaaegu sinna sisse said, nii et selles mõttes kindlasti soovitan teil neid soovitusi vaadata. Kui me selle paketi ja seal paketis, nagu te nägite eelmisel slaidil, olid siis soovitused, aga oli ka selline konkreetne tegevuste ja toimetamiste nimekiri, mida siis sellel hetkel olid meie peamisteks sihtmärkideks kohaliku omavalitsuse poliitikud, mida siis poliitikud vastavalt oma erakondade või valimisliitude valimisprogrammidesse oleksid saanud kenasti kohe sisse panna. Selle paketiga me saime valmis märtsis ja käisime seda paketi tutvustamas kõikide suuremate poliitiliste erakondade peakorterites või siis Riigikogu fraktsioonides. Saatsime laiali ja võib-olla te olete ka juba näinud, paljud teist on ka KOV-ide esindajad siin tänasel üritusel, et saatsime kõikidele KOV-idele ja KOV-ide volikogudele, saatsime maakondlike arenduskeskuste ja omavalitsusliitudele ja lõpuks suvel ka liidertegevusrühmadele, nii et tõepoolest võib-olla te olete juba isegi päris hästi tuttavad selle paketiga. Ja nagu ma mainisin juba, et siin paketis on siis 2 dokumenti, et mina räägin praegu sellest soovituste dokumendist ja hiljem annan Anna-Kaisale üle. Anna-Kaisa saab rääkida täpsemalt, mis on siis nende eesmärkide tegevuste nimistus ja miks on oluline. Et vaimse tervise paketi siis tegelikult tegime just sellepärast, et tähtsustada seda ja teadvustada vaimse tervise teemade olulisust kohalikul tasandil. Kui me siin poliitikutega rääkisime kevadel, siis päris mitmed ütlesid, et oi, et see ei ole üldse kohalike omavalitsuse teema, et tervis on ju riigi pädevuses ja siin on meil konkreetselt ministeeriumid, kes on vastutavad, et ärme selle teemaga siin üldse tegele. Teised jälle ütlesid, et muidugi see on KOV-i teema, et inimese heaolu on ju tegelikult iga kohaliku omavalitsuse vastutus. Ja siis oli ka neid, kes ütlesid, et KOV-is küll, aga seal tegeleb meil seal see sotsiaaltöötaja või lastekaitsespetsialist selle küsimusega, et ülejäänud ei puutu asjasse.
aga mida me tahtsime öelda tegelikult nende soovituste ja kogu selle paketiga on see, et esiteks vaimne tervis ei ole ainult tervise teema, et pigem vastupidi, et seal on heaolu, mis on absoluutselt iga inimese nii enda kui tema lähedaste kui ka kohaliku omavalitsuse valdkondade ülene tegelikult küsimus. Ja see ei ole ainult tervise teema, et vaimse tervise ja heaolu küsimused mõjutavad absoluutselt igat eluvaldkonda. Ja rääkides kohalike omavalitsuste valimisteks valmistuvate poliitikutega, me tahtsime ka märkida ära, et tegelikult on vaimse tervise küsimus ka julgeoleku ja majanduse küsimus. Ja siin on nüüd palju teksti, aga ma võib-olla lihtsalt paari sõnaga ütlen, et miks on kohalikul omavalitsusel ja kohalikul tasandil vaimse tervise küsimused seotud väga tugevalt majandusega, on ennekõike see, et kohalikul tasandil moodustub kohaliku omavalitsuse tulubaas peamiselt üksikisiku tulumaksu põhjal. Ja kui meil on töövõimeliste inimeste arv üha vähenemas ja väga paljud neist langevad tööturult välja vaimse tervisega seotud probleemide tõttu, siis tegelikult see on väga oluline küsimus, mida kohalikul tasandil tõsiselt läbi mõelda ja mõtestada. Aga ka OECD on andnud teada, et Eestis, see on nüüd laiem kontekst, aastast circa 2,8% meie SKP-st läheb vaimse tervise probleemidega tegelemisele, ehk siis tagajärgedega tegelemisele juba. Ja võib-olla see ongi see teine punkt, mida me oleme oma soovituste ja kogu soovituste paketiga tahtnud rõhutada, on see, et vaimne tervis ei tähenda ainult häiret või haigust, vaid et me saame väga palju teha selleks ära, et neid muresid ennetada. Ja see on väga palju jällegi kohalikul tasandil ja just kogukondadega seotud küsimus. Aga võib-olla siin veel natukene illustreerimaks seda just majanduse poolt numbritega. Käesoleva aasta alguses Töötukassa on meil tõesti 100 000 inimest peaaegu oli vähenenud töövõimega. 40% neist olid põhjustatud, et töövõime vähenemised just psüühika käitumishäiretest. Tööinspektsiooni tõttu maksti läbipõlemise eest välja töövõimetushüvitisi rohkem kui 2 korda rohkem kui eelneval aastal. Ehk siis tegelikult need trendid on ka väga muret tekitavad, need numbrid on suurenemas pidevalt. Ja nagu ma ütlesin, et me ei saa nagu tegelikult lubada endale ühegi inimese kõrvale jäämist ei ühiskondlikust elust ega tööturult. Ja kui me räägime ka laiemalt, et kui majandusel just vaadates, et Eesti majanduse tootlus ei ole olnud just kõige paremas vormis, et siin tuleb kindlasti ka otsida põhjusi jälle meie inimeste vaimsest tervisest ja töökultuurist. Ja see, et vaimne tervis on julgeoleku küsimus ja kohtadel kindlasti jälle inimesed te teate seda palju paremini, et meie kriisiks valmis oleks, sõltub väga palju meie inimeste endi vaimsest tervisest ja heaolust. Ja see, et kes siis nagu meie riigi kaitseb, kui selleks peaks ükskord vajadus olema, et loomulikult saavad teha ainult need, kellel enda heaolu ja vaimne tervis on korras. Nii, räägin 2 sõna veel konkreetsemalt nendest soovitustest ka ja siis ma annangi kohe sõna üle Anna-Kaisale. Aga soovitustest ma juba natukene olen teile rääkinud. Võib-olla lisaksin siia juurde veel ja siis see soovituste paber oli see, mis tuli kokku töögrupist, kus olid nii VATEK liikmed kui ka mõned kohalike omavalitsuste esindajad ja laiemalt vaimse tervise valdkonnast huvitatud ja sellepärast muret tundvad inimesed. Ja esialgselt siis või peamine fookus oli nende soovitustega kindlasti sihtida neid poliitikuid, kes valmistusid valimisteks, et nende programmidesse jõuaks sisse võimalikult palju neid soovitustes ja ka siis selles menüüs, millest Anna-Kaisa kohe räägib, mainitud tegevustest, aga laiemalt ja miks me teiega täna räägime ja valimised on ju möödas, eks ju, et tegelikult need dokumendid mõlemad on täna isegi olulisemad kui varem, kui enne valimisi, sest nüüd hakatakse koostama ju koalitsioonileppeid, kohtadel juba koostatakse ja seal ongi just teie abi vaja, et need samad soovitused ja tegevused iga kohaliku omavalitsuse
poliitikasse, tööprogrammidesse, strateegiatesse jõuaks. Nii et need soovitused on täna väga aktuaalsed, soovitame teil ise nendega tutvuda, kui veel ei ole jõudnud ja nendega siis omakorda oma kohalikke poliitikuid, kes täna valmistuvad selle vastutuse võtmiseks kohtadel, et neid siis nende tähelepanu juhtida vaimse tervise küsimustele. Ja soovitustest veel hästi lühidalt ja kokkuvõtvalt korra, et mis on nende soovituste eesmärgid. Et nagu ma juba ka olen maininud, aga kordan, sest kordamine aitab kindlasti võib-olla veelgi paremini aru saada, loodan, et me kutsume kohalikke poliitikuid ja kohalikke otsustajad mõtlema oma elanike heaolule ja vaimsele tervisele süstemaatilisemalt ja valdkondade üleselt. Ehk siis, kui meil on olnud tegelikult vaimse tervise küsimused, mitte ainult, et nad on surutud ühte raami, et on see tervis, vaid et tegelikult ja tervisevaldkonna rahastus üldse laiemalt, me teame, on olnud viimasel ajal väga palju ka meedias sellest juttu, et seal on väga palju muresid. Aga me tahame rõhutada seda, et kohtadel tegelikult saab just selle ennetamise suunal ära teha väga palju ja sinna investeerides väga palju kokku hoida, jällegi ressursse palju muudelt teemadelt, kus neid oleks vaja kasutada. Ja seni on olnud vaimse tervise valdkonna teemad sageli projektipõhised, et me teemegi ühe asja ära ja siis on tehtud ja sellega siis nagu oleks probleem lahendatud, aga me teame, et inimese probleemid ei lõppe projekti ajaraamiga, eks ju, vaid tegelikult on vaja sellist süstemaatilist ja jätkusuutlikku järjepidevat lähenemist vaimse tervise tegevuste ja teenuste korraldamisel ja rahastamisel. Ja lisaks siis sellele, et edendamine ja ennetamine on väga olulised, see on meil soovitustes ka välja toodud, tuleks väga palju ka tõsta laiemalt teadlikkust ja kujundada positiivseid hoiakuid, et see kõlab küll loosunglikult, aga tegelikult ega me veel päris seal ei ole. Ja mida me soovitustega tahame veel ka rõhutada on see, et kogukonnad, tulen siis selle kogukondade teema juurde tagasi, kogukondade abil tegelikult saaks väga palju ära teha, neid paremini toetades, nende tegevust võimaldades, nende kogukondade juhte ja eestvedajaid tunnustades ja toetades ja lõpuks loomulikult on väga olulised ka kõik spetsialistid, keda meil on alati vähe ja nende vaimse tervise heaolu eest hoolt kandmine. Et need on võib-olla need põhiteed, mis meie soovituste paketis on ja mida me siis, nagu ma mainisin, ka väga loodame, et teie abiga me saame jätkuvalt siis kohalikul tasandil vaimse tervise teemasid fookuses hoida. Ja sellega minu lühikene sissejuhatus ongi läbi. Ma arvan, et ma annaksin nüüd Anna-Kaisale, kes on lisaks sellele, et ta on peaasjade tegevjuht ja asutaja, on ka VATEC-i nõukogu liige. Meil on selle üle väga hea meel, et annangi Anna-Kaisale äkki jutujärje üle ja siis pärast Anna-Kaisa, Ave tahab ka midagi vahepeal öelda. Suur aitäh, Anneli. Anna-Kaisa saab juba panna oma slaidid ülesse. Ma küsiksin mõned sellised tehnilised küsimused sinu kui VATEC-i tegevjuhi käest, mis mul endal tuli peale. Meil on siin väga palju kuulamas otseseid külakogukondade esindajaid ka mujalt, on ka valdadest ja on ka kindlasti neid, kes järgi kuulavad. Ja jah, ma olen väga nõus sellega, et neid teemasid peab tutvustama ja summad on tõesti nii suured, mis lähevad ju nende, ütleme juba haigushüvitistele ja nende probleemidega, et tuleb tegutseda igal tasandil. Aga küsin siis nagu VATEC-i võimekust nüüd tutvustada neid teemasid, et kui palju te jõuaksite seda sisu tutvustada, ütleme, kohtadel, et
kuhu maani ja kas on mingisugused teenused, et teie kaudu saab, ütleme siin ka tasu küsimus, et teil on mingi projekt, mingi rahastus taga, et kuhu te saate ja kelle juurde tulla võib-olla tutvustama tasuta ja kas on mingit võimalust ka saada siis endale spetsialisti võib-olla siis juba vastava tasu eest, et selline küsimus. Jaa, aitäh. Kõigepealt esimene pool sellest küsimusest, et VATEK on, meie tegevtiim on küll väike, aga VATEK ise on ju päris suur organisatsioon, nagu ma mainisin, 55 liikmesorganisatsiooni, kellest paljude liikmed omakorda ja meie liikmed on ainult juriidilist isikud, et meil ei ole füüsilistest isikutest liikmeid. Ja meie liikmed omakorda on tegelikult üle Eesti ja suvel, kui me KOV-soovituste paketi käisime tutvustama, siis me palusimegi oma liikmete abi selles väga palju ja meil oli selline väike VATEK-i saadikute grupp, kes siis tõepoolest VATEK-i käepikenduseks olid ja VATEK-i soovitusi käisid kohtadel tutvustamas. Et kindlasti meil oleks võimalik leida seda ressurssi oma liikmeskonnast, et sellist üldist tutvustamist jätkata. Konkreetsemate teenuste osas juba tuleb edasi rääkida konkreetsete liikmetega, sest VATEK kui katusorganisatsioon ise teenuseid ei osuta. Ja meil hetkel ka praegu sellist programmi ei ole, aga me kindlasti oleme valmis olema selleks vahelüliks, et siis edasi suunata konkreetsete liikmete poole ja Anna-Kaisa tegelikult saabki juba sellest täpsemalt konkreetsemalt rääkida, et mis on need võib-olla konkreetsemad tegevused, kus siis VATEK või VATEK-i liikmed saavad kaasa aidata ja mõned tõepoolest neist on võib-olla tasuta täna veel, aga paljudel on ka ikkagi siis ei ole päris tasuta, et seda kõike saab siis nüüd edasi arutada ja rääkida, aga kindlasti julgustan nagu meie poole pöörduma, et me saame siis juba edasi juhatada, et kui küsimusi on. Suur tänu selle vastuse eest, igal juhul kõlas siit see, et tasub küsida, tasub uurida ja kindlasti leiate siis oma seltskonnaga vastused, aga annangi sõna siis Anna-Kaisa Oidermaale ja tuleb siit veel huvitavat infot, palun. Jaa, aitäh ja aitäh Anneli otsa lahti tegemast. No igastahes on rõõm olla siin täna peaaegu vaimse tervise kuu lõpunädalal ja ma loodan, et see oktoobrikuu on olnud teie jaoks ka niimoodi vaimset tervist siis toetav ja mõnus. Aga ma räägin siis tõesti natukene detailsemalt või lähemalt nendest soovitustest, mille pani kokku siis VATEK-i siis selline, ma ütleks isegi jah, et nagu Eesti ikkagi vaimse tervise tippekspertide grupp. Ja kuna ma usun ka, et te olete ju näinud seda, et vaimse tervise teemad on meil väga killustunud ja on need silotornid ja võib-olla vahel ei tea ka, mida sinu lähimad kolleegid teevad, sest et info ei liigu või just vastupidi, infot on liiga palju. Et siis selles sukse hellitusnimega menüüsse me oleme proovinud välja tuua need asjad, mida siis VATEK-i liikmed peavad kindlalt toimivateks, eks me siis räägime ikkagi väga sellistest tõendusteaduspõhistest lähenemistest, sest see on ka üks meie selline ühine põhiväärtus. Ja nii mõnedki neist on päris lihtsad asjad ja ma usun, et nii mõndagi te juba tegelikult olete kuskilt pidi kohanud ja need on ka olemas teie kogukonnas või kodukohas. Aga see menüü võimaldab sealt midagi endale ikkagi ehk välja noppida. Midagi juurde tellida, kas siis niimoodi magustoiduks või on veel pearoa osas natukene kõht tõre, et siis on siin erinevad valdkonnad ja erinevad teemad. Ja ma ütlen, et kuigi see minu ülevaade on ka selline praegu üsna, ta ei ole väga nüüd nii detailne siiski,
et siis ma saan ka sinna slaididele panna juurde veel lisaks siis ühe sellise tööfaili, kus on üsnagi veel lahti pudistatud ja kirjeldatud need tegevused ja ka viidatud vastavatele organisatsioonidele, kelle poole siis saab ka pöörduda. Niiviisi, aga kui me alustame vaimsest tervise hoidmisest rääkimist, noh siis muidugi peab alustama algusest, ehk siis peame alustama juhtimistasandist. Ja seda ma olen tõesti näinud igas valdkonnas, millega ma olen kokku puutunud, et kui juhid on targad ja teotahtelised või vähemalt nad ei ole vastu sellele, et vaimse tervisega tegeleda, noh siis päriselt asjad hakkavad juhtuma ja muidu võib ka asju kindlasti toimuda, aga päriselt liikuma minnakse siis, kui juhtkond on päriselt pardal ja ta noh, ütleme ka otse nii, et ta teab ka, mida siis tehakse ja miks. Ehk siis ka kohalikul tasandil, kui rääkida vaimse tervise hoidmisest, siis on kõige tähtsam, et juhid oleks pardal ja läbi oleks mõeldud tõesti tegevused mitte natuke siit nurgast, sealt nurgast, vaid tõesti strateegiliselt, et toetutakse andmetele. Ja et oleksid olemas sellised täpsustatud rollid, nagu näiteks rahvatervise spetsialistid oleksid ametis ja neil oleks ka siis sellist otsustusvõimalust ja ressursse, et teha õigeid asju. Noh, mis on hästi oluline ka veel selle juhtimispoole juures on see, et noh, need inimesed, kes kohalikku kogukonda või omavalitsust veavad, ka nemad ise või teie ise peate olema toetatud. Ja siin mõtleks nii seda koostöö poolt, sest et üksi ei saa ju midagi tehtud, ikkagi on oluline, et koos toimetada. Ja teine see, et inimeste enda vaimne tervis oleks piisavalt hästi toetatud. Ja noh, selle kõige lihtsamad viisid ikkagi on kovisioonid, supervisioonid, vaimse tervise esmaabioskused, aga ka kõiksugused koolitused, mida siis ka jällegi süsteemselt programmi võtta, et see on oluline. Aga mida veel siis selle juhtimise poole pealt, noh, praegu on ühelt poolt päevakajaline, et läbi oleks mõeldud selline kriisivalmidus ja kriisijuhtimine, aga noh, mida meie näeme oma töös, et selliseid nagu nii-öelda pisemaid kriise toimub inimeste eludes pidevalt ja ka nendeks tuleb olla valmis. Nii et kui me räägime kriisidega toimetulekust, siis need pisemad kriisid on ka üks selline võimalus harjutada just seda sama koostööd ja aru saada sellest täpselt, mida siis on vaja teha kriiside puhul. Nii et see ka selline juhtimispool väga-väga tähtis. Siis järgmine valdkond on üldine elukeskkond. Et kui me räägime vaimse tervise hoidmisest ja heaolust, et siis loomulikult me ei saa rääkida ainult arstiabist või isegi sotsiaalteenustest, et siis ka see, et milline meie füüsiline keskkond on, et see võib meid ka väga palju toetada. Ja ma loodan, et teie kõik elate sellistes paikades, kus teie keskkond teid toetab ja ma isegi täitsa siinjuures ma küsiks teilt mingeid häid soovitusi, et ma pean ütlema, et minu üks selline vaimse tervise toetamise viis on olnud nüüd suvest sügiseni seenel käimine, aga nüüd on seeneaeg läbi. Aga kas teil on oma piirkonnas mõni eriti ilus koht, kuhu võiks tulla jalutama või mida tulla uurima ka pimedas novembrikuus või kus teie käite ja oma vaimset tervist hoiate, et pange siia chatti midagi kirja vahepeal, siis kui ma olen ära rääkinud, siis ma vaatan teie nipid üle, sest see on päriselt hästi oluline, et mida me iga päev teeme, kus me ringi jalutame ja millega me kokku puutume, et see võib väga palju tegelikult toetada või siis teistpidi võib-olla ka kahju teha.
Ja noh, muidugi teenused peavad olema ka kättesaadavad, et peab olema võimalik sinna pääseda. Aga kui me räägime veel keskkonnast, siis on ka ju meie ümber selline psühholoogiline keskkond, ehk siis need inimesed, kellega me koos elame mingis kogukonnas, et siis tegelikult on päris tähtis, et noh, piisaval hulgal inimestest oleks piisavalt head oskused iseennast hoida, teisi toetada, aga et mida me näeme eriti ka veebikeskkonnas, et võib-olla ka toime tulla iseenda selliste tugevate tunnetega ja neid juhtida õiges suunas, mitte võib-olla välja purtsatada siis, kui see tundub kõige käepärasem olevat, et need on kõik tegelikult õpitavad oskused, et kuidas me pingetega saame hakkama, kuidas me emotsioonidega saame hakkama ja kuidas me teistega koos toimetame, et see on ka üks osa tegelikult meie keskkonnast ju. Aga kui nüüd vaadata edasi teemasid, siis kindlasti on vanemlus üks selline valdkond, millesse tasub investeerida. Ja selle osas on olemas meil Eestis päris palju selliseid teaduspõhiseid või tõenduspõhiseid programme ja lähenemisi, mida siis, kui ei ole veel kasutusse võetud, et siis selleks on suurepärane võimalus olemas. Et on need siis imelised aastad, perepesad, suurepärane võimalus kuidagi just läbimõeldult väiksemate laste ja perede toetamisega tegeleda. Või siis näiteks, kui tahaks mõelda selle peale, et haridusasutused ja lapsevanemad võiks omavahel mõnusalt koostööd teha laste toetamiseks, et siis näiteks räägime lastest lähenemine on selline, mida on päris hea ja lihtne kasutada. Siis kui minna siit edasi, küll nüüd siit selle nii-öelda tornide kaupa hariduse sotsiaalvaldkond, aga siiski, kui mõelda nende asjade peale, siis neid on võib-olla hea ka arutada niimoodi, et kuidas nad oleks rohkem lõimitud üksteisega. Aga ja väga ilmne on ju see, et haridus- ja sotsiaalvaldkonnas on üht koma teist, mida saaks võib-olla niimoodi siduda paremini. Aga mis ütleme meie kolleegidega, siis selline kõige miinimumprogramm on haridusvaldkonnas on see, et ikkagi peaks olema vähemalt üks teaduspõhine lähenemine, mida kasutatakse ikkagi järjepidevalt, jätkusuutlikult, igapäevaselt koolis ja selline lähenemine, mis ikkagi toetaks neid samu sotsiaal-emotsionaalseid oskusi. Kui see üks oleks juba olemas, võiks juba mõelda, et käib päris hästi, aga tegelikult neid tegevusi, mida saab koolis teha, on ju oluliselt rohkem. Ja üks nende, ma ütleks ka väga kriitilise tähtsusega on just see sama, et õpetajate heaolu oleks tagatud ja õpetajatel oleks ka piisavalt hea olla ja siis oleks ka lapsed ilmselt rõõmsamad ja rahulikumad. Aga ma saadan selle kohta veelgi natuke lähemat infot hiljem slaididega, sest ma ei jõua kahjuks kõiki häid asju ette lugeda, sest ma ütlen, neid tõesti on olemas ja neid on üsna palju. Siis kui ma hüppaks nüüd sotsiaalvaldkonda, siis seal me julgeks päris tugevalt soovitada neid teaduspõhiseid programme, mis on mõeldud riskikäitumisega noortele ja peredele. Neid küll ju kasutatakse, ma ei tea, kuidas teie kodukohas on, aga need on kõik suurepärased
lähenemised nagu MTFT või SPIN programm, STEP programm, et need tõesti on sellised toimivad asjad, millega saab väga palju ennetada seda, et need hätta sattunud noored päris raja pealt maha kukuvad. Ja, ja kui sellest nii-öelda katsuda sellest nii-öelda silotornidest mööda mõelda või just mõelda kuidas neid kokku panna, et siis vaimse tervise teemasid sotsiaalteenustesse lõimida võiks ju olla hästi loogiline koht jällegi, et kui mõtleme koduteenuse peale või sellise suurepärase algatuse tegevuste peale nagu seltsilised või vabatahtlike seltsiliste tegevused, et see viimane nüüd on üks selliseid ainsaid lähenemisi, mida spetsiifiliselt on teada, et just vanemaealistele on olemas ja kättesaadaval. Et aga see on selline lähenemine, mida tõesti võiks kasutada ja ka läbi siis sotsiaalteenuste rohkem rakendada. Ja siis ongi viimaks kätte jõudnud tervishoiu valdkond ja seal on ka, kuigi tegelikult jah, et tõesti tervishoid ei ole otseselt ju kohaliku omavalitsuse vastutus, aga kui nüüd mõelda selle ennetuse sektorite peale, siis selline kõige universaalne, see esmane ennetus, mis koosneb siis sellest, et kuidas toetada ja propageerida tervislikke eluviise, selliseid eluviise, mis toetavad tugevalt nii füüsilist kui vaimset tervist. Siis siin on ju väga palju võimalusi just kogukonnas, et on see siis mingisugused liikumisega seotud tegevused näiteks, mille peal on kõige lihtsam ilmselt nagu mõelda või tulla ja et kuidas need oleks soodustatud ja kuidas ka tõesti erinevates vanuserühmades inimesed saaksid oma kodukohas mõnusalt liikuda ja soovitavalt ka võib-olla teistega koos veel seda teha. Nii et ja ma endiselt vist ootan neid soovitusi, kus teie kodukohas just kõige mõnusam liikuda on. Nii et kui keegi veel neid pole pannud, siis ma pärast vaatan kindlasti. Nii, aga jah, et COVID puhul ikkagi, et on küll selliseid häid näiteid, kuidas kohalik omavalitsus on ju toetanud esmatasandi tervisekeskustes vaimse tervise toe kättesaadavuse parandamist. Et see on ikkagi üks selline võimalus, mida saab kasutada. Ja kindlasti saab kõiksuguseid kogukonnapõhiseid tugigruppe ja nende toimumist toetada, et kui mõtleme nendele hästi ilmsetele riskirühmadele, nagu näiteks need inimesed, kes on suitsiidi tõttu lähedase kaotanud või lapsed, kes on vanema kaotanud, et nende osas on selliseid näiteid olemas ja on ka organisatsioone, kes nende teemadega tegelevad ja saavad nõu anda. Ja nüüd ma ikkagi jõuaks selle juurde nüüd veel uuesti, et ka tervishoiutöötajad on inimesed ja tõenäoliselt vajavad seda, et nende vaimne tervis oleks toetatud ja et selle osas ka on ju jällegi võimalusi läbi mõelda, et kuidas seda korraldada, sest et kui tervishoiutöötajad hästi toimivad, et siis võib ka jällegi oma kogukonnas olla julgem, et saab abi, kui seda vaja on. Nii, aga see nüüd oligi väga selline kiire sissevaade sellesse, mis on need valdkonnad ja võimalused, aga ma saadan tõesti sellise detailsema nimekirja veel nendest võimalustest, mida me oleme siis kaardistanud VATEC-is.
nii, ja nüüd olen avatud küsimustele ja kohe piilun, mis häid kohti te olete soovitanud, kuhu metsa olete saatnud mind? Ongi, super. Suur aitäh, Anna-Kaisa. Siin on terve rida häid nõuandeid ja ma aitan pärast neid alla laadida ja tõesti kutsun üles, et kes lähevad sinna chatti, siis pange veel oma ilusatest kohtadest, sest tõesti ütlen siia, et kogu aeg tekib Eestis toredaid matkaradu ja vaatamisväärsuseid ja looduseid, et nendel on keeruline hoida silma peal. Olge nüüd siis oma kodukoha nende esindajad. Aga küsin paar asja siia vahele enne, kui anname sõna edasi, et minul lõi ette sellise küsimuse, et hakkas kõrva siin juba ka Anneli kõnest, aga tuli ka sinu ettekandest välja, et kui käite tutvustamas seda kava, et siis öeldakse, et et meil siin tegeleb, eks ole, et näete sotsiaalosakond või sotsiaaltöötaja, eks ole, mõnes vallas. Neid sotsiaaltöötajaid ei ole kunagi liiga palju. Et tõesti on vaja tööd teha selleks, et kui horisontaalne see on, sest seal on palju neid asju, mis ei olene üldse sotsiaaltöötajast või lastekaitsest või kellest iganes. Kui me räägime tervest valla, eks ole, ütleme terve keskkonna ja vaimse sellise mõnusa, see on juba investeeringud, eks ole, selle loomisest. Ja ma arvan, et võiks täitsa mõelda selle peale, et kuigi see on hästi horisontaalne teema, et võiks täitsa olemas olla selline asi nagu vaimse tervise strateegia igal vallal ja selle peaks juhtima ikkagi kõige kõrgemalt vallavanemad ja volikogu esimehed ja kõik ikkagi hästi laiapõhjaliselt. Loomulikult, et nad oleks ka kursis, mitte ainult, et aha, sotsiaaltöötajad, ole hea, mine vaata sinna. Ja ma tahtsingi küsida, et kas on teada, kas mõnel vallal on olemas eraldi vaimse tervise strateegia? Ja küsin siia teise küsimuse ka juurde, et peaasi, see lehekülg ja teie temaatika on hästi huvitav, et kas on mingi piirkond, mis teid kasutab, teie poole pöördub, on nagu aktiivne ja mingid piirkonnad Eestis, mis võib-olla on passiivsemad, et sellised küsimused? Nii, ma jäin vaatama neid ilusaid kohti siin, et aitäh, et te jagate tõesti. Aga et ma tean küll, et mõnes KOV-is on tehtud sellised tegevuskavasid, võib-olla ka mingid ikkagi sihtgruppide põhiseid tegevuskavasid, aga ma ei ole küll näinud ühtegi sellist, mis oleks nagu päriselt strateegia, aga võib-olla keegi teab. Kuidas iganes me nimetame seda, vabandust, et ma vahele ütlen. Ja ka strateegia muidugi oleks parim, kui ta on ikkagi selline väga läbimõeldud katusdokument ja siis sinna juurde tegevuskavad ja loomulikult väga tähtis just, et ta oleks ka eelarvega ikkagi seondatud, et mitte ta ei oleks lihtsalt üks paber, mis on kuskil sahtlis vahva asi, aga tead, kui keegi teab, siis jagage seda suurepärast eeskuju, kui kuskil on. Ja aga ma vastan teisele küsimusele ka ära, et meie teeme päris palju ikkagi erinevate piirkondadega koostööd, et me küll oleme vist, ma kardan ka kõige vähem ikkagi jõudnud Ida-Virusse, aga nüüd näiteks räägime lastest, koolitusgrupid meil nüüd siin kas selle aasta lõpus, järgmise aasta alguses, et need panime küll nii kokku, et igas maakonnas. Et meie poole tõesti võib pöörduda igat poolt ja meil on ka päris suur meeskond, et meil on ka üle Eesti inimesi elab, et selles mõttes oleme olemas, aga Ida-Virus on olnud kõige vähem võimalusi. Ja, aga Anneli, jah. Ja, Anneli, palun. Ma tahtsin lihtsalt täienduses Anna-Kaisale öelda, et meie teame vähemalt ühte valda Eestis, aga võib-olla neid on rohkem, kus on võetud tööle valdkondade üles ennetuse spetsialiste ja kes on siis otse juhi alluvuses, mis tähendab seda, et ta ei ole piiratud ühegi konkreetse osakonna või valdkonna tegevusega, vaid ta vaatabki siis heaolu ja ennetust laiemalt, et seda julgeks küll soovitada.
ka teistele ja ma tean, et Tallinna linnas on ka samasugused plaanid sellise juba siis laiema struktuuri loomiseks strateegiakeskus all. Aga jah, et see võib-olla võiks olla niisugune esimene tore mõte, mida valdades või kohtadel üldse mõelda. Ja teine asi on see, et tegelikult täna ei ole vallad või kohalikud omavalitsused kohustatud terviseprofiile koostama, aga meie ikkagi julgustaksime ja vaadatagi nendele tervise ja heaolu profiilidele laiemalt, et jällegi ise tean, et kohalike omavalitsusliitude tasandil neid väga hoolega tehakse, neid strateegiaid ja väga palju sinna ka vaimset tervist sisse põimitakse, nii et jah, et kui rääkida päris kohalikust tasandist, siis loomulikult on see arenduskeskuse või omavalitsusliidu selline laiem raamistik väga oluline, aga alati on hea ka ise midagi paberile panna ja mõelda, et kuidas seda siis ka ellu viia. Ja nagu Anna-Kaisa ütles, et see peab olema eelarvega seotud, et muidu need asjad ei tööta, vaid jäävadki selliseks silotornikesteks ja projektikesteks, nagu meil kahjuks on olnud siiamaani. Aitäh! Suur aitäh, Anneli, nende täienduste eest ja kindlasti kutsume üles, et et ei ole vaja uut paberit paberi pärast, vaid tõesti, et üles kutsuda pigem see sama ja kummitab mul peas see lause, et et võt sotsiaaltöötaja meil kindlasti tegeleb nende tegevustega, vaid et ta on tõesti, sest meil on mis meil kõik on, eks ole, sõjaoht, me ütleme, eks Ukraina sõda meid, kõik need maksud, kõik see rahakott, see kõik ju paneb meid muretsema. Aga nüüd ma annan sõna ja juba jõudsin teha väikse vea, märkasin, et doktor Anne Kleinberg, kes on siis Eesti psühhiaatrite asepresident, mitte president, aga palun saab proovida siis seda, tähendab, ekraani jagamist ja järgmine ettekanne. Ja annan sõna edasi, panen oma mikrofoni. Ja tere! No see ei ole väga suur ops, kui öelda mu kohta asepresident, siis presidendi koormalt olen ma jõudnud nii pikalt vedada, et tegelikult on päris lõõgastav võtta rahulikumalt. Hästi tore oli teid kuulata. Siuke südamlik sissejuhatus. Kogukonna mõju vaimsele tervisele. Hommikul mõtlesin selle peale, et olin Eestist mitu nädalat ära ja tegelikult on jube tore siin tagasi olla ja suurt maailma vaadates tundus Eesti hästi tore ja kodune koht ja samas ka meie siin räägime väga palju sellest, kuidas üksinduse epideemia on tabanud inimesi ja Eesti inimesi täpselt samamoodi, ehk et see esimene slaid on siin ühest Ameerikas on olemas otsekoheselt ülekantud tähenduses siis peaarst, inimene, kes siis vastutab terve USA inimeste tervisest, mil moel ta sellega küll hakkama saab, on raske ette kujutada, aga hea on teada seda, et ta vähemalt tunneb muret selle üle, et kuidas selle üksinduse epideemiaga toime tulla. Eesti kogukond tegelikult samamoodi mõtleb selle peale, kuidas tulla laiemalt toime meie vaimse tervise probleemidega ja kui jõuda üksindusest kiiresti vaimse tervise heaolu juurde, siis see märksõna ongi kogukond, see, mida inimesed üksteise heaks oskavad teha ja tegelikkuses see on ka meie sügav vajadus olla üksteise jaoks olemas. Me ei ole loodud üksikuteks, inimene on sotsiaalne olevus ja tegelikkuses kogu meie suhtlemine, eluolu on väga üksteisest mõjutatud ja sellega seotud, et me ei tohi kuuluge hulka või kui me ei saa teiste tuge või vastupidi, me ei saa teistele oma tuge jagada, see on ka inimeseks olemise juures hästi oluline, et me saame anda endast midagi ja ka selline ühine eesmärgi taju on inimestele ääretult oluline. Kui meil ei ole endal eesmärki ja meil ei ole kogukonnas tervikuna eesmärki, siis me kaotame üsna ruttu selle inimlikkuse ja ka sellise tsivilisatsiooni noodi. Ehk need on meile sellised väga vajalikud asjad kuuluda kellegi hulka, samas kuuluda sinna kellegi hulka, olles ikkagi ka isik, olles keegi, kes on väärtuslik, eriomane. Me ei peaks oma autonoomiat selle võrras kuidagi kaotama, aga olla selline kompetentne, väärtuslik, teiste hulka, teiste hakkajate inimeste hulka kuuluv olevus
see on inimese heaolu alus tegelikkuses. Ja miks see üksindus meid nii laastab, ongi see, et selle läbi me kaotame väga palju nendest loomulikest enese alalhoiu, enese taastamise viisidest. Et see ei ole lihtsalt midagi sellist, et see on tore või ilus või et peaks sõbralikult üksteisega läbi saama, et see lihtsalt on nagu meeldiv. See on tegelikkuses meie tervise alus, et inimene ei ole loodud üksi olema. Ja tegelikult ka teadus ütleb väga selgelt ja ütleb tegelikult aastakümneid, mitte nüüd, et eile oleks seda avastatud, et tugev sotsiaalne sidusus on tegelikkuses vaimse tervise kaitsefaktor. Et see, kuidas me üksteist toetame, üksteisele jõudu anname, koos midagi saavutame või ellu viime, see tegelikkuses on meile ka terviseks vajalik. Kogukond kui selline ei ole lihtsalt inimesed, kes kuskil ühel tänaval elavad, ehk et see ühe tänava inimeste seltskond saab siis kogukonnaks, kui neil on ühised eesmärgid, kui neil on omavahelised suhted ja neil on ühised väärtused. Et meid peab miski ühendama selleks, et saada kogukonnaks. Ehk et koht, huvi, eesmärk, aga ka mingisugused jagatud väärtused kindlasti. Ja sotsiaalne sidusus iseenesest, millest ma kõige rohkem räägin, viitab ühiskonna või kogukonna võimele hoida inimesi ühendatuna läbi jagatud väärtuste, vastastikuse usalduse, solidaarsuse. See on väga paljus turvatunde alus. Ilma selleta ei ole meil koos olles hea olla ja see ei toodaks meile tervist. Ehk et kui sotsiaalne sidusus on madal, siis me jääme haigeks või me ei suuda ennetada neid asju, mida me tugeva kogukonnana suudame ennetada ja iseendast hoolt kanda. Ja siin nendes slaidides edaspidi tuleb ka sellist mõistet nagu sotsiaalne tugi, sellest võiks mõelda kui sellist väiksemat alaühikut, et üksikisiku toetamine siis teiste inimeste poolt. Ja inimeste elust ja kurbusest ja üksildusest rääkides siis jagatakse ka üksildust omakorda emotsionaalseks, sotsiaalseks ja eksistentsiaalseks üksilduseks. Kui ma hakkasin kunagi selle teemaga tegelema, siis ma huvi poolest vaatasin, kuidas kogukond ja inimese sellised põhivajadused, mida kõige rohkem kirjeldab siis Maslow vajaduste püramiid, siis jaotuvad ja tegelikkuses isegi kui me vaatame oma kõige baasilisemaid vajadusi, uni, peavari ja puhkus, siis ka selle juures, eriti meie, kes me siin Põhjamaal elame, me tegelikult väga palju toodame neid vajalikke asju iseendale koos teistega. Ja võime muidugi üksi ka metsas omal onni ehitada, kui häda käes on, aga me oleme juba ühiskonnana nii palju tsiviliseerunud, et me tegelikult loome kõiki neid baasvajadusi, baasturvalisuse alusid ka juba koos. Ja sealt edasi kõik need kõrgemad ja teised teemad, ehk et kuidas me saame olla töökeskkonnaga seotud, kuidas me saame endale eluaseme kaitstuse, kas või see sama ühiskonna turvalisuse küsimus, kas otseselt või kaudselt. Me tegelikkuses ka siin loome neid väärtuseid ühiselt. Aga inimeste jaoks hästi oluline kuuluda, olla kellegi poolt armastatud, kuuluda perekonda, kuuluda mingisse laiemasse gruppi. Ka see on väga kogukonnaga seotud. Ehk et enesehinnang siit edasi, kõrgemad vajadused, ehk et kas me oleme kogukonnas, ühiskonnas tunnustatud, kas me suudame endast midagi teistele jagada, kas nemad märkavad hinnata meie saavutust, see on meeletult oluline. Ja ka selline kõrgem, eriti kõrge vajadus, eneseteostuse vajadus, kas me suudame oma potentsiaali saavutada, kas meil on võimalus isiklikult olla loov, kõiki oma võimeid arendada, ehk et ka siin tegelikkuses kogukonnal on võimalus kõikide nende vajaduste rahuldamiseks võimalust pakkuda. Võib-olla siuke praegu üks aktuaalsemaid asju on see, et kuidas meil lapsed ripakile jääks ja noored ei valguks kuskile üksinduse ja ka agressiivsuse ja halva käitumise ja teiste suhtes ohtliku käitumise radadele, ehk et kuidas me neile suudame pakkuda eneseteostuse vajadusi, ehk et kas tema kogukonnal on tema jaoks võimalus anda mõistlikuks tegevuseks, millegi eneseannete teostamiseks või et ta muutub üksikuks, metsikuks ja teistele ohtlikuks, et see on tegelikkuses ka väga kogukonnaga seotud. Üksildus, jälle tagasi tulles selle juurde,
siis võiks lihtsalt öelda, et üksildus on tõesti tänapäeval järjest süvenev probleem ja ta on hästi oluline sellepärast, mitte lihtsalt, et on kurb ja keegi on kuskil omaette üksildane, vaid ikkagi see, et üksildus on teaduses üsna üheselt seotud sellega, kui palju inimestel on depressiooni ja muid vaimse tervise probleeme, ehk et jälle inimene ei ole loodud üksi olema ja kui tal on selline tunne, et mitte keegi ei mõista, et keegi pole tema jaoks olemas, ehk et siis see emotsionaalse üksilduse lahtimõtestamine, et kui tal peas on vähemalt üks selline mõte, et keegi on tema jaoks alati olemas, isegi kui ta selle keegiga väga tihti ei räägi, ei kurdagi nii üleliia palju, aga tal on see kindel teadmine, et kui on vaja, siis see inimene on tema jaoks olemas, kes teda ilma hinnanguteta kuulab ja mõistab ja toetab, siis see inimene on kaitstud. Kui tal seda tunnet ja usku ei ole, siis see üksildus hakkab närima ja sealt ei ole kaugel kõik ka psüühikahäires, millest siis kõige levinum on depressioon ja depressioon on sellepärast neetult kehv haigus, et ta tekitab väga palju elukvaliteedi ja töövõime langust ja sealt me jõuame nende numbriteni, mida Anneli ennem näitas. Et kuidas me siis oleme hädas sellega, et inimesed ei jõua tööd teha ja me ei jõua seda Eesti riiki siin üleval pidada ja oma lastele koolimajade ehitamiseks raha teenida. Eestlaste emotsionaalne üksildus ta ei ole nüüd midagi, eestlased armastavad endast mõelda, et nad on eriti depressiivsed ja eriti üksildased. Me oleme küll aastaid olnud suitsidaalsusega maailma edetabelites, aga depressiooni levimusega õnneks mitte. Aga see, et me oleme üksildased ja see, et see emotsionaalne üksildus on meil seotud depressiooniga, on üldiselt üsna üheselt selgelt paika pandud. Et need inimesed, kes on emotsionaalselt üksildased, tajuvad, et nemad oma elu ise ei juhi ja ka nendel suhted lähedastega ei toimi. Need inimesed on depressiivsemad ja vajavad enam ka välistabi ja need numbrid siin räägivad Eesti inimestest. Ehk et kui need inimesed on meil üksildased, siis nad jäävad kurvaks, mõned päris oluline osa jääb depressiivseks, siis nad ei jõua tööle. Ja siis me peame kõik pingutama, et neid kuidagi toetada, üleval pidada, sealhulgas ka nende lapsi ja kõike seda, mis inimesel endal jääb oma elust tegemata. Et taaskord hästi oluline on vaadata, et inimesed ei jääks üksi ja neil oleks võimalus tuge saada. Sotsiaalne toetus on hästi palju seotud sellega, kui suur on suitsiidirisk, ehk et inimene, kes ei taju sotsiaalset toetust, on haavatavam ja samas sotsiaalne toetus, kui see on olemas, siis see oluliselt vähendab seda stressi ja inimene jääb palju vähem haigeks ja tal on vaimse tervise probleeme oluliselt vähem. Ja kui tal on ka see risk suurem, et on sünnipäraselt haavatav, päris paljud ikkagi on sünnipäraselt tundlikumad, siis hästi oluline, et nendele haigused ei vallanduks, näiteks seesama depressioon või ärevus, mis Eestis on siin päris kenasti pead tõstnud, selleks on hästi oluline, et neil oleks sotsiaalne toetus olemas. Ehk et see on midagi, mis on väga lihtne inimestel teha selleks, et olla toetav teiste jaoks, ei ole suuri rahasi vaja. Tihti on see ainult hoiakute muutmise küsimus, aga hästi oluline on teada, kui palju sinu käitumisest või suhtumisest teisesse inimesse tegelikkuses on tulu. Et kellele meeldib mõelda rahas, kellele meeldib mõelda sellistes emotsionaalsetes väärtushinnangutes, igal juhul mõlemad pidi on see kaalukas. Ehk et see, palju me teistele pakume või palju inimesed saavad kogeda sotsiaalset tuge, on väga positiivselt seotud vaimse heaolu ja negatiivselt siis psüühikahäiretega. Mida rohkem inimesed tajuvad sotsiaalset toetust, seda vähem on nad haiged. Ja see ei ole ainult pereliikmed, sõbrad ja kolleegid, mis selles uuringus on välja toodud, aga tegelikkuses me jõuame kohe ka selleni, et kogukond laiemalt, ühiskond laiemalt. Inimesed on hästi tundlikud selle suhtes, kui neil ei ole pereliikmete toetust, teismelised hästi tundlikud, kui neil ei ole sõprade toetust, töökollektiivis oleme me haavatavad, kui me ei koge kolleegide toetust, need kõik on hästi olulised. Ehk et kui pereliikmed ja lähedased meid toetavad, siis me ei taju maailma nii stressirohkena ja meile võimalus sellest mõõnast või ka nõrkusest välja tulla on palju suurem ja me jääme vähem haigeks ehk depressioon ja ärevus ei tule nii kergesti.
aga kui nüüd jõuda selleni, et kogukond ja selline sotsiaalne seotus ja suurem pilt laiemalt, siis seal on tegelikult needsamad mängulauad lihtsalt suuremates kategooriates. Et see, milline on minu elukeskkonna, minu kogukonna vaimne tervis sõltub väga sellest, kui lähedalt me omavahel oleme seotud, millised on meievahelised suhted. See ei ole mitte selline tere hommikust ja me üksteisele inetusi ei ütle, vaid ka tegelikult see, et milline on selle elukeskkonna õhkkond, õhustik, väärtushinnangud, kui turvaline see piirkond on, milline on selle piirkonna miljöö, ehk et ma siin jõudsin ka vaadata chatis neid põnevaid kohti, mis te sinna panite. Kas minu kodukohas on olemas sellised toredad kohad, kus ma lähen oma sõpradega või oma lastega või ka üksinda kõndima, ehk et mul on selline turvaline ruum minu ümber, kui hästi on minu elukeskkond liigendatud. Või ma tunnen seal juba ainuüksi seletult ennast halvasti, et seal on palju pimedaid nurki ja koledat tühermaad või lihtsalt halba, silmale halba inetut asja vaadata, aga ka tegelikkuses see teine pool, et mida inimesed seal üksteisega teevad, et kuidas nad tegelikkuses ütlevad tere, kas nad on sellised formaalsed või see on nagu päriselt, et mind teatakse selles kohas, ma olen austatud, hinnatud. Kui ma olen natukene lössis, et kas seda ka keegi märkab ja seda on uuritud väga palju noorukitel. On üks Ameerika uuring, aga seda on uuritud ka Inglismaal ja teistes suurtes riikides, ehk et kuidas siis mõjutab inimeste vaimset tervist see, kui nad üles kasvavad sellises kehvas kohas, kus ei ole turvaline, kus ei ole ühiseid väärtushinnanguid, siis ilmselgelt seal, kus sellega on kehvasti, on rohkem depressiooni, ärevust, on rohkem enesetapumõtteid, agressiivsust ja ka varguseid, kuritegelikku käitumist. Ehk et meil tasub ka Eesti ühiskonnana hästi mõelda selle peale, et meid üsna regulaarselt minu meelest viimasel ajal vapustavad meie noorukite väga agressiivsed käitumised, et mis meie ümber toimub, et kus see tekib ja kuidas me saaksime seda ära hoida. Ehk et pikad tagasivaatavad uuringud on näidanud seda, et naabruskonna sotsiaalse sidususel tegurid ja just nimelt turvalisus, usaldus, positiivsed sotsiaalsed suhted, abivalmidus ja ka vähene kuritegevus, ehk kogu selline keskkonna tegelikkuses erinevad mõõdikud on oluliselt seotud sellega, et kas inimesed on rohkem või vähem depressiivsed. Ja see ei ole mitte ainult noorukite puhul nii, vaid ka tegelikult kõikides vanusegrupides, et see uuring, mille slaid siin praegu ees on ja mille uuritavaid oli üle 30 000, korralikud vanad inimesed, 50+ ja vanemad täiskasvanud, näen siin ennast rõõmsalt selles grupis uuritavana. Ehk et meid täpselt samamoodi mõjutab see, mitte ainult lapsi, meid mõjutab täpselt samamoodi see, et milline on naabruskonna korratus või korralikkus ja ka sotsiaalne sidusus. Ehk et meil on hästi palju Eestis ka üksikuid vanainimesi ja tegelikult ka üksikuid keskealisi on väga palju. Et kui Eesti inimeste leibkondi või perekondi on siin uuritud, siis meil torkab sealt ikka väga silma, et meil on see sama valge arenenud ühiskonna trend, et inimesed elavad järjest rohkem üksinda. Võib-olla päris paljud on sellega üle õnnelikud selle valiku üle. Ka üldiselt uuringud näitavad, et koos elavad inimesed on tervemad ja õnnelikumad ja eriti need, kelle lapsed on. Aga see, kuidas naabruskond mõjutab meid, see on ääretult kaalukas, ehk et mida vanemaks me saame, siis seda rohkem selline ühiskonna mitteturvalisus ja ka selline, et ma ei kuulu nagu nende hulka või ma olen nagu võõras nende inimestega. Ma elan küll samal tänaval, aga ma ei tunne oma naabreid. Et see tegelikkuses suurendab meie depressiooniriski ja tegelikkuses riigiti on see väga väike. Ja selles uuringus on üks uuritud riikides ka Eesti, nii et see kehtib meie kohta täpselt samamoodi nagu sakslaste, belglaste või inglise inimeste kohta, et inimene on üle maakera tegelikult just ühesugune loom. Ta tahab teisi inimesi ja ta tahab, et need teised peaksid teda tähtsaks ja hooliksid temast. Ja meile kellelegi ei meeldi see olukord, kui me tunneme hirmu. Ehk et nendes kogukondades, kus inimesed on üksteise suhtes toetavamad ja
kõikidel on lihtne ligipääs vajalikele olulistele ressurssidele, on parem vaimne heaolu ja vähenevad vaimse tervise probleemid ehk et on vähem depressiooni, on vähem ärevust, on vähem teisi raskeid psüühikahäireid. Ja mida varasemalt sekkuda ja mida rohkem peredele pakkuda siis sellist professionaalset tuge, seda rohkem me suudame vaimse tervise häireid ennetada ja ka mitte ainult vaimse tervise häireid, ka sotsiaalseid probleeme ehk et mõned inimesed lihtsalt, kui nad on psüühiliselt rivist ära, nad ei suuda ka oma sotsiaalset heaolu tagada, neil jäävad lapsed ripakile, kodud, enesehooldamine, kõik sellised asjad täpselt samamoodi, ehk nad on väga seotud omavahel. Ja kogukonnakesksed teenused on hästi olulised, et tõesti nii nagu eelkõnelejad rääkisid, et ainult kohaliku sotsiaaltöötajaga seda ära ei lahenda, et on vaja vaadata komplekssemalt, et kus inimesed kokku saavad, kus üksikud inimesed teistega kokku saavad, kus saavad kokku metsikud poisid, kes veel ei tea, kuidas elada, aga keda annab veel mõjutada. Kõik sellised asjad on vaja mõelda läbi ja mitte ainult mõelda sellele, et kus on arstipunkt, siis kus on politsei, vaid tegelikult kuidas toimib kogukond laiemalt enne seda, kui inimesed on kas haigeks või kuritegelikuks jäänud või muutunud. Hästi oluline on sellised lihtsad asjad, kus inimesed kokku saavad. Lastele õuealad, mänguväljakud, täiskasvanutel täpselt samamoodi. Kogukonna võib tekitada väga erinevate ühiste huvide, väga erinevate ühiste väärtuste pinnal, aga seda saab toetada, kui me pakume inimestele võimaluse kuskil kokku tulla. Need on väga erinevad need vajadused. Kõik ei taha tulla kultuurimajja, aga mõned tahavad spordiplatsile, mõnel on vaja kolahoovi ja kõiki sellised asju. Ekstra selleks, kuna siin Tallinnas on aedadega kehvasti ja üldse loodusega mitte nii priiskab, nagu teil seal kindlasti väga paljudes ilusamates kohtades. Vaatasin, mis kogukonna aiad siis, mis uuringud ütlevad kogukonna aedade ja vaimse tervise seoste kohta. Täitsa viisakaid asju on võimalik lugeda ja üsna üheselt tuleb välja see, et need inimesed, kes kogukonna aedasi kas loovad või siis seal edasi neid taimi koos kasvatavad, neil on oluliselt paremad tervise tulemused võrreldes nende naabritega, kes aiandustegevuses ei osalenud. Nad olid rahulolevamad, õnnelikumad ja tervemad, mitte ainult tervemad vaimselt, aga ka kehaliselt. Ja sellepärast, et see kogukonna aed tekitab selle sotsiaalse sidususe. See on üks näide sellest, kuidas tekitada kogukonna liikumist, kuidas anda seda võimalust. Vaimse tervise püramiidil, selleks, et me siin Eestis ennast maksudega lõhki ei kurnaks, et see ülemine ots, mis on kõige kallim kõikide jaoks haigla või polikliinike ehitada ja kallid arstid palgata, selleks, et me seda lõksu ei jääks siin kandma, me peame väga mõtlema, mis on need esimesed astmed, mis on palju laiemad, palju tõhusamad selle koha pealt, et me saame inimesi aidata siis, kui asjad ei ole läinud nagu kalliks ja ägedaks, ehk kui töövõime on kaotatud ja ongi vaja ainult haiglas lamada. Ehk et see, mida me teeme just nimelt kogukonnapõhiselt, mida inimesed ise oskavad endaga teha. See on meeletu ressurss ja Eestis mul on sellega veel kõvasti võimalik siin pusida, et see saada selliseks, et see meid ennast väga palju paremini hoiab. Ehk et miks on kogukonnad olulised? Sest see on loomulik viis iseenda vaimse tervise eest seista. See on tegelikult meile omane käitumine. Me võib-olla sellel interneti ja sellise väga moodsal ajastul, kus inimesed elavad üksteisest kaugemal ja suhtlevad järjest rohkem läbi sotsiaalmeedia, kaotame siin osaliselt, aga me ei ole veel ära unustanud, kuidas see käib. Kuidas käib loomulik omavahel hoidev suhtlemine, koos millegi tegemine ja ikkagi me saame liikuda selle juurde, et me seda üksildustunnet, mis on vaimse tervise suur riskifaktor, vähendame just nimelt läbi selle, kuidas me kuuluvustunnet üksteisega koos olemist taastoodame. Kui me tunneme, et me kuulume kogukonda, kus meid austatakse, siis me oleme tervemad. Ei ole ärevad, depressiivsed, ei arva, et elus ainuke viis lahendusi leida oleks elust lahkuda. Toetavad suhted leevendavad stressi ja see ei ole ainult nii, et peres peavad kõik hästi läbi saama või ei pea midagi, aga võimalusel sellised on niimoodi. Ka naabruskonnas, töökohas, kõik see on vaja tegelikult läbi mõelda, kus me seal üksteist toetame. Kogukondlikes tegevustes osalemine, eestlased on tegelikult kõva talgurahvas.
ei tohikski seda ära unustada ja siit on palju võimalik nagu loomulikul moel edasi minna või mõneti võiks öelda ka tagasi minna. Et kuidas tugevdada seda koos olemist, aga nüüd juba mõeldes selle peale, et me püsime siis terved, et meil on päriselt seda vaja, et me ei korja ainult koos prügi, et oleks ilusam elada, vaid et see annab inimestele tegelikult väga palju psüühiliselt jõudu juurde. Ja ka see, kuidas me üksteist kohtleme. Hindame, väärtustame, kaasame teisi ehk et mida vähem on neid inimesi, kes tunnevad ennast ülearustena või üksikute või tõrjututena, seda tervemad me tegelikkuses oleme ja see on igaühe meie enda võimalus. Nii et hooliv kogukond sünnib hoolivatest inimestest ja siin ei ole vaja oodata riigi käest abi, et kuidas saada hoolivamaks inimeseks või oma kogukondi üles ehitada, et see on nagu iseenda teha. Ja tõesti, kui teie sees on keegi, kes tahab oma asju arutada, siis kui see ajaliselt ja sisuliselt on võimalik, siis mina küll aeg-ajalt leian võimalusi rääkida inimestega sellistel teemadel. Ja ma usun, et kogu Vateki tõesti väga rohkearvulisest seltskonnast leidub inimesi, kes hea meelega tegelevadki sellega. Mõneti väga omakasupüüdlikel eesmärkidel, sest et kogukonnatöö ja teiste inimestega suhtlemine muuseas ongi kasulik ja jääb tervena meid. Nii et need, kes elavad vanaks, üks alustala on, et sa annad teistele midagi, mitte ainult sport ja tervislik söömine. Kolmas tala on see, et sa oled ühiskonna osa ja tegeled millegiga, mis annab teistele, mitte ei anna ainult sulle. Ja nüüd ma lõpetan ära. Aitäh! Väga suur tänu väga-väga paljude õigete ja heade asjade eest. Mul on kohe mõtteid, kuna ma siin otseseid küsimusi ei näe, küll on siin, siis ma pean siin kokku tõmbama, meil siiski mõni minut on. Et üks teema, mis käis mul läbi pea, aga võib-olla nii pikalt ei jõuagi sellel puutuda, on sotsiaalmeedia mõju sellele muule kogukonnale, sest mina pean ütlema, et ma isiklikult olen väga tundlik, et kui sa inimesega räägid, võib-olla ta ütleb sulle mingi lause, aga kui ta kirjutab selle, kuidas ma seda loen, see võib jääda palju pikemalt mind närima, kui siis, kui me võib-olla räägime vastu, et kuule ise oled, hea küll, olgu pealegi, nüüd lõpetasime ära ja kuidagi saab kas kogukonnas või töökeskkonnas või kus iganes. Et meil oli Kairi Tilgaga kevadel üks vestlus, leiate meie kodulehelt vist isegi siit samast alt. Me natukene seda puudutasime. Ma usun, et teil oleks, ongi 14. mai, vaadake siia selle kodulehel alla. Et aga ma hüppan selle teise teema juurde, et kas siis Anne Kleinberg või keegi teine võiks sellel puudutada, et käis siit läbi see eluterve ühiskondlik ruum. Et kas keegi on teid kutsunud ka appi, ütleme, arhitektidega või sellist nagu looma, et tegelikult selle elemente on ju nendes uutes ruumides näha, tõsi küll, mina olen ise elan Tallinnas ja need tunduvad üsna kallid, sest ja jällegi teine asi, mis ma ütlen enda kohta, et ma olen arhitekti tütar, et võib-olla vaatan neid asju natuke teistmoodi ja kui ma vaatan näiteks aknast välja, siis väga palju seda ja jätkuvalt võib-olla tuleb juurde seda ühiskondlikult mingite majade vahelist ruumi, mis öeldakse, siin on hea istuda ja kus mitte kunagi mitte keegi ei istu, eks ole. Et võib-olla ma küsingi siis selle, ma ei tea, kas selles eluterve ruumi väljatöötamisel, et kas siin olete ka olnud kuskil nagu abiks, võib-olla mitte üksikutes kogukondades, ma ei mõtle, aga laiemalt seda teemat ja võib-olla siis 2 sõna sellest somest või sotsiaalmeedia mõjust. Ma võin alustada. Otseselt ei ole justkui olnud ühegi sellise ruumi väljatöötamise juures, küll olen nagu tagantjärgi mul palutud analüüsida, kuidas need kogukonnaaiad siin Tallinnas inimestele mõjuvad ja mis seal ei mõju ja miks mõni tänav on parem kui teine. Et see peab nagu mõtlema, et lihtsalt ilus asi ei tööta, vaid et see peab olema inimestele funktsionaalne ja inimeste jaoks funktsionaalne on ka näiteks see,
et kus on niisugused nagu pesakohad või kus saab, et sa ei ole ka nii kohutavalt nagu laval. Näiteks laste jaoks on oluline sopid ja et nad saavad nagu ja samas, et see keskkond ei ole ka kohutavalt nagu nii-öelda valmis. Et kui sa ei saa ise mitte midagi teha, et siis sa ei taha seal ka olla ja see on sulle nagu võõras või siis ka mida räägivad inimesed tänaval, vanamemmed, nad annavad üsna täpse ülevaate sellest, et miks pingid on vale koha peal. et see on jälle, et pead mõtlema selle inimese, kelle jaoks sa selle pinki paned vaatenurgast, mitte see, et sa vaatad, et kas on sümmeetriline ja minu jaoks visuaal nagu meeldib, aga ma ise sinna kunagi istuma ei lähe. Et tegelikult ma arvan, et peaks mitte rääkima psühhiaatritega, vaid nende inimestega, kes mingis piirkonnas elavad. Et mis on loomulikud rajad ja mis neile seal meeldiks ja kõik ei pea jube peeneks tegema, et kiputakse Eestis tegema kõike jube peeneks. Ja Soome kohta ma ütleks seda, et eks sa pead valima ka oma kõlakoda, aga mis on inimeste häda või õnneks meie jaoks on hästi oluline see, mis on teise inimese miimika ja kehakeel. Ja kui me seda ei näe, siis me ei saa moduleerida pehmemaks, normaalsemaks, isikupärasemaks seda sõnumit. Ja kirjades ei näe teine inimene seda, et ma tegelikult vaatan teda sõbraliku pilguga, mis siis, et mu lause võib-olla mõjub sellise natuke lühikese ja karmina. Et meie hääletoon ja keha ja ilmed, need jäävad kõik seal puudu ja selle tõttu tekib paranoiat mõnikord rohkem, kui seda on. Et aga kindlasti võiks teised ka midagi nüüd lisada. Suur tänu. Kas keegi tahab täiendada? Mul on veel üks teema, millele ma tahtsin korraks peatuda. No ma saan kommenteerida seda keskkonnateemat sedapidi, et küll ikka tudengid küll meie poole päris palju pöörduvad, et kaasa mõelda selliste inimlike elukeskkondade loomise juures, aga ma ei ole nüüd kursis, et see oleks niimoodi ka teoks tehtud. Aga loomulikult see mõnus keskkond just ei seondu esmaselt tehnoloogiatega, vaid ikkagi selliste käega katsutavate asjade teiste inimestega, et kui mõtleme kas või nende väga mõnusate kassaautomaatide peale, siis no ma ütlen küll tere ja mõnikord sellele automaadile ja mõnikord ütlen aitäh, aga noh, ma saan aru, et see on nagu tobe juba, aga et see vajadus nagu on, et kuidagi need tehnoloogiad meil ei täida seda hinge. Ja see ka ilmselt seda sotsiaalmeedia teemal natukene haakub, et sealt midagi ikkagi jääb ilmselt puudu, kuigi ma ütleks, et ka veebikogukonnad võivad olla need, mis teinekord inimese elu päästavad, et seal on kindlasti need väärtused, aga et ma arvan, me peame kuidagi ikkagi läbi mõtlema selle, et kuidas me kohaneme selle tehnoloogiate arenguga niimoodi, et me ei lase ennast alla neelata, vaid me kujundame sellised nagu normid endale inimestena, mis meile sobivad ja meil elu päriselt mõnusamaks teevad, mitte ainult kiiremaks. Suur tänu, Anneli. Palun lisa oma poolt. Ja ma täiendan veel seda, et tegelikult see ongi natukene see, mis meie selle kohtumise eesmärk on ja ma räägin nendest keskkondadest, et tegelikult ei ole praegu võib-olla seda kommunikatsiooni seda pidi veel, et mõeldakse üldse keskkonna kujundamise vaimse tervise peale, eks ju, niimoodi otseselt, et see ongi see valdkondade ülesus, millest me siin alguses rääkisime või läbivalt tegelikult, et see on teema, mis puudutab igat eluvaldkonda ja ka näiteks kohalikule tasandile minnes, et kui kas me siis planeerime või mõtleme selle vaimse tervise heaolu teemale laiemalt seal ja strateegilisemalt, et seal on siis ka kaasatudki need valla linna arhitektid tõesti, kes nagu keskkonda juba kujundavad, eks ju. Et see on natukene see, mida ma tahtsin siia juurde veel tuua. Ja ülejäänud, mis puudutab sotsiaalmeediasse, et tõepoolest, et eks ega sotsiaalmeedia ise ju ei ole oma olemuselt halb, eks ju, et halb on võib-olla see, et mis seal juhtub või mis, kui palju me sinna kinni jääme ja nagu ka Anna-Kaisa ütles, et tegelikult on ka ütleme siis seal internetimaailmas olemas kogukonnad, mis tegelikult samamoodi tegelikult toimetavad ja toimivad kui ka päriselus
olevad kogukonnad, mis ei tähenda, et nad seda asendaksid, seda päris inimlikku ühtekuuluvust ja koos toimimist ja koos tegemist, aga nad on olemas ja sageli nad on ka elupäästvad, nii et ka neid tegelikult jällegi kohalikul tasandil tuleb võib-olla märgata ja samamoodi tunnustada ja toetada. Suur tänu. Üks teema, mis siit veel üles kerkis, oli just see, et ja kuhu ma väga-väga kirjutan alla, on see, et keskkond ei pea olema lõpuni üles vuntsitud. Ja näiteks kodukandi korraldatud maapäevad, et tõesti on olnud erinevus vahel nii, et kui tehakse väiksemaid töörühmi mööda ja viiakse erinevatesse küladesse, siis mõnes kohas on see nii-öelda euroremont ja teises kohas on natukene veel niimoodi lihtsamalt ja tegelikult selles lihtsamas keskkonnas sa tunned ennast palju mõnusamalt, selles teises sellises aken, seinad, eks ole, lagi, põrand ja sa ei teagi, kas me olime Eestis või ma ei tea, Lätis või Soomes või hoopis veel kuskil mujal, et mis muudab ka selliseks, nii et see puudutab kõike ja nende teemadega võiks tegelikult ju väga pikalt minna ja ma usun, et neid asju me veel arutame ja mul on ainult hea meel, et 2 võrgustikku omavahel natukene saavad teha koostööd selles. Aga mul on selline, et siin on viimased minutid käimas. Ma lugesin siit välja sellist huvitavat asja, kellel oli aega chatti vaadata, et Külli Volmer, kas sa oled veel meiega, et Harjumaal on koostamisel tegevuskava Harjumaa tervise ja heaolu strateegia. Ma ei tea, kas sa seda sisuliselt tead, aga Külli, kui sa oled seal, äkki sa tuled ja räägid meile 2 sõna, kes seda veab, mida tehakse, milline on see platvorm, mille baasilt seda kokku pannakse, kas sa oled rahul sellega, kas sa tead, kes seal kaasa löövad ja kas seda võetakse tõsiselt, et Külli, kui sa oled meiega, siis aga Küllit ma ei näe enam, Külli läks ära, jah. Külli läks ära, kas keegi teine heakist teab, aga jah, ma ei püüdnud Küllit kinni. Kas keegi on, kes sellest midagi teab? Anneli, sa ise tead, ole hea, räägi. Mikrofon, Anneli. Anneli, mikrofon. Jah, nüüd. Vabandust. Et sellega on selline tore lugu, et Harjumaa Omavalitsusliidu Rahvatervise Nõukogu liige on ka VATEK. Nii et VATEK on tegelikult olnud selle protsessiga täitsa toredasti kaasas ja kursis. Nii et see oligi natukene ka see, mida ma enne mainisin, et tegelikult omavalitsusliitude tasandil on neid strateegiaid uuendatamas juba ja päris palju on seal ka vaimse tervise valdkonna teemasid sees, ehk siis tervis on ju jagamatu, et olgu ta siis füüsiline, vaimne, et seda tulebki vaadata nagu ühena, nii et ma nagu praegu, seal on tegevusprogrammi koostamine käimas, et ma praegu ei hakkaks siin ise rohkem seda infot jagama, aga igal juhul on selline positiivne näide ja võib-olla siinkohal ma nagu ka, kuna meil vist hakkab aeg otsa saama, ma panen korra ühe slaidi veel üles, kui tohib. Võtame selle aja, näita. Nii, et mul on selline lõpuslaid tegelikult veel ka siin, et seesama nagu ka Anna-Kaisa kutsus üles jagama oma parimaid praktikaid. Et meie VATEKis oleme kindlasti ja see oli ka natukene üks selline meie eesmärke esialgu, kui me need kohalike omavalitsuste vaimse tervise soovitused laiali paiskasime, ja kui meie saadikud hakkasid siis neid tutvustamas käima, et saada ka natukene tagasisidet, et mida kohtadel põnevat juba tehakse, et mis on sellised toimivad ja täiesti võib-olla ei pea olema mingi suur innovatsioon, et ongi mingi väga vana ja ammu tuntud tegemine juba, aga mis toimib. Et andke meile teada, et me hea meelega kuulame, et me saame neid VATEK-i poolt tegelikult neid samu parimaid kogemusi ka jagada laiemalt juba, et VATEK-is meil ongi minemas käima nüüd üks rahvusvaheline projekt, kus me täpselt neid samu teemasid tegelikult hakkame jagama Balti
Balti mere ääres asuvate riikide vahelises sellises koostöös. Aga mitte ainult, vaid see on ka selleks, et me omavahel siin Eestis saaksime neid parimaid mõtteid ja toimetamisi jagada, et võib-olla lihtsalt teises kohas ei ole selle peale tuldud, et juba niisugune asi on välja mõeldud, mingi niisugune vahva lahendus, mis ongi kogukonnapõhine ja mis toetabki nagu inimeste vaimset tervist ja heaolu kohtadel, et sellele ma kutsuksin küll üles siin lõpusel. Ja nüüd samamoodi tõesti ka need keskkonnad või kus te käite, mis te teete, mis on need asjad, mis toetavad meie igapäevast sellist parimat funktsioneerimist ja parimaks kaaslaseks ja kodanikuks olemist. Ja teine asi ka, et ma tahaks siinkohal veel öelda, et me kindlasti oleme väga hea meelega valmis jätkama seda sellist dialoogi teiega ja kuulama siis, mis on need kohtadel teie mõtted ja mured, et kas me oskame ja saame kuidagi VATEK-i poolt kaasa rääkida, nagu Anne mainis. Ja muuseas, Psühhiaatrite selts on ka VATEK-i liige ja Anne on VATEK-i nõukogus Psühhiaatrite seltsi esindaja, siis nii, et me oleme omavahel ka kõik tihedas koostöös siin. Et meie leiame VATEK-i kogukonnast kindlasti seda ressurssi, kes oskaks nagu täpselt ja võib-olla just teie kodukohas seda nõu anda, sest nagu ma mainisin ennem, et VATEK-i liikmed on üle Eesti igal pool laiali ja võib-olla just teie külas on keegi, kes on ka VATEK-iga seotud juba ja te ei teagi seda. Nii et andke meile märku, kui me ei saa kohe teha mingit suurt konverentsi, igal juhul me saame kaasa mõelda ja aidata ja otsida oma kogukonnas seda ekspertiisi ja ressurssi, millega me saaksime olla siis koostöös ja ka nagu Ave ütles, et me oleme siin 2 toredat võrgustikku koos praegu, et ka seal on väga palju võib-olla teineteiselt või üksteiselt õppida, et kuidas seda võrgustiku tööd veelgi paremini arendada ja koostööd teha. Nii et sellised on nagu sellised lõpuüleskutsed ja ootame igal juhul teie põnevaid mõtteid ja kaasa rääkimist siis ka vaimse tervise teemadel. Suur tänu kõikidele esinejatele ja siia lõppu ütlen, et elus pole midagi juhuslikku. Ka seda mitte, et kui ma panin Anneli pilti üles, siis sealt kodulehelt kopeerides ma ei saanud muidu, kui jäi siia juurde see sinu e-post ka, nii et leiab selle sealt ja kui me paneme üles slaidid ja võib-olla paneme veel üles linke ja sellist, ütleme, edulugude või heade näidete kogumist ma kindlasti ka toetan, et võib-olla mõni hetk ma hoian veel lahti, saate kirjutada äkki siia chati veel, aga see chati ma saan alla laadida ja see kustub ära, et kui teile tuleb mingisugune hea mõte, see mida nüüd siin Anneli ütles või veel nendest, võib-olla mõnel külal ka veel oma vaimse tervise mõtted või kuidas on, et ega kui me sellest ei räägi, siis võib-olla jätkuvalt ütleb ka mõni poliitik, et kuulge, minge vaadake, et seal kõrval koridoris või vaat kui ta töölt tuleb sealt oma ringkäigult see meie sotsiaaltöötajad, et rääkige temaga edasi, et ega siin teist varianti ei ole, et tuleb rääkida ja selleks me oleme siia. Suur tänu esinejatele, suur tänu kuulajatele, et tänane infotund, infowebinar on sellega siis lõppenud ja jälgige meid ikka, et ikka koostööd. Aitäh teile! Aitäh! Suur aitäh korraldamast! Aitäh!